Mustuse eemaldamise mõjutegurid võttis kokku saksa keemik Herbert Sinner 1959. aastal. Koristusmaailm tunneb seda Sinneri ringina. Üks mustuse eemaldamise osategur on mehaanika. Näiteks mikrokiust lapi kasutamine puuvillast lapi või ühekordse lapi asemel. Harja kasutamine nuustiku asemel. Koristusmasinate kasutamine käsitsi koristamise asemel. Koristustarvikute valikul on tähtis silmas pidada, millist mustust eemaldatakse. Kas tolmu, plekke või kinnitunud mustust. Näiteks pehme, karvane ja väheniiske mopp kogub hästi tolmu, aga ei eemalda kinnitunud mustust. Hea on juba tarvikute soetamisel mõelda, mis aitab mustuse eemaldamisele kaasa. Kinnitunud mustuse eemaldamiseks ei piisa kergest silitamisest. Vajalik on tugev pühkimine ning seda tuleks rõhutada ka töötajate õpetamisel. Pandemic Clean projekti katsetest tuli välja, et koolilaudade pühkimiseks on ergonoomiline ja kiire tarvik tasapinna mopp. Samal ajal tõdesime, et koolilaudade puhastamisel jäi selle tarvikuga pühkimise mehaanika nõrgaks. Tehes sama tööd käsitsi mikrokiust lapiga, oli tulemus märkimisväärselt parem. Koristusergonoomia seisukohalt on oluline säästa töötajat liigsest füüsilisest koormusest. Võimaluse korral kasutada koristusmasinaid. Tähtis on otsida viise, kuidas saavutada mustuse eemaldamiseks piisav mehaanika. Mustuse eemaldamiseks on vajalik piisavalt tugev pühkimine. Masinaga on mehaanikat rohkem kui käsitsi puhastamisel.